koertest, täpsemalt mopsidest. Siin on Preili Donna, siin on Preili Liisa. Ja Kadri, sinuga on väga hea mopsidest rääkida, sest sa oled väga suur mopside austaja. Sul on isegi mopsi tätoveering jala peal. Facebookis mopside grupp, et kellega siis veel rääkida ka mitte sinuga. Aga räägi mulle kõigepealt, et kuidas sai alguse sinu sõprus mopsidega? Pärineb lapseeast, kus meil oli selline raamat nagu Koer. Me isaga siis aeg-ajalt, kuna mina tahtsin väga koera saada, siis me ikka aeg-ajalt sealt vaatasime neid erinevaid koeratõugusid ja nende iseloom. See oli minu esimene mops ja ilmselt sealt nagu see armastus juba tekkis selle väikse ja krimpsus näo vastu. Milline on mopside iseloom? Et nüüd nii palju, nagu ma olen Liisaga kokku puutunud, siis selle põhjal ma võiks öelda, et nad on hästi aktiivsed, hästi sõbralikud, väga seltsivad. Et Liisa istub tavaliselt rõõmsa meelega ka minu süles, aga praegu ta ei saa, sest ta on... Ta kaitseb kohta, et kõigepealt võikski rääkida ära, et Liisa on minu mops. Liisa on juba 6-aastane, ta on 6 aastat meiega olnud ja Donna on meil siis täna küla. Jah, et ta ei ole minu mops, et minul ei ole koera, selles ma tunnen väga huvi mopside vastu, sest et mopsi sinu koeraga olen ma ju alati siin kohtunud. Kui me vaatame raamatusse, et mida ta ütleb mopsi iseloomu kohta, siis see on see, mille järgi mina mopsi võtsin. Seal oli kirjas, et nad ei haugu, nad on hästi sõbralikud kõigiga. Ma ei tahtnud suurt koera, aga ma ei tahtnud ka väikest koera, kes haugub kõige ja kõigi peale. Mis on tegelikult täiesti vale, et nad ei haugu. Et Liisa ikkagi nähes telekast mõnda looma, siis päris valjuhäälselt ütleb talle, et ta ei peaks siin meie kodus olema. Keset seida minejate peale ta ei haugu ja ta ikkagi niisama nagu ei klähvi. Et selles mõttes on see tõsi, et nad niisama häält ei tõsta. Neil ei ole tänapäeva ühiskonnas nii-öelda küll mitte mingisugust muud funktsiooni kui olla armas, nii-öelda teraapia koer. Aga seda nad ka täiega on. Nad on pärit Hiinast. Nad ongi aretatud nii-öelda seltsikoerteks, nad olid õukondades. Mis on veel huvitav, on muidugi see, et nad algselt olid tegelikult pikemate jalgadega ja natuke pikema koonuga. Olid politsei labikoerteks, nad otsisid inimesi ja asju kadunuid ja olid tegelikult ka valvekoer. 1860. aastal, kui mopsid tegid nii-öelda tagasituleku oma populaarsuselt, siis nad imporditi Hiinast siia, kus neil olid siis juba lühemad jalad ja natukene selline pisem lõmmis nägu rohkem. Just. Kas neil on ka mingeid erilisi selliseid terviseprobleeme, mis just on mopsidel? Jah. Nii nagu igal tõul on oma eripärad, on ka mopsidel. Mopsidel on see nina nii lühikene, et on palju hingamisprobleeme. Lisaks on see armas nii-öelda lõmmis nägu, mis neil on, mis vajab selles mõttes hoolt, et neid voldikesi tegelikult peab puhastama mingi aja tagant. Et olenevalt mopsist mõnel tihedamini, mõnel harvem. Samuti on lühikesed jalad, mille pärast on hästi oluline mopsidel hoida nende ideaalset kehakaalu, mis tähendab, et nad ei ole kastis, ei ole natukene paisunud, vaid neil peaks tegelikult olema ikkagi olemas talje, et hoida seda raskust nendele väikestele jalgadele võimalikult väike. Sest et kui see raskus läheb natukene liiga suureks, siis võivad hilisemalt tekkida neil sellised probleemid. Kas nad kipuvad siis ülekaaluliseks minema? Jah, neil on eriline võime süüa kuni oksendamiseni. Ehk siis nad enamasti ei tunneta piiri, mis tähendab, et sellist omanik sööb võileiba ja annan natukene koerale ka, annan natuke juustu, annan natuke vorsti. Tegelikult sükst asja ei tohiks üldse olla. Et kurki, salatit, palun väga, Liisa sööb, kõik mopsid ei söö. Aga sellist näksimist ei tohiks neil lasta teha, vaid tegelikult peaks olema ikkagi nagu enamus tõukoertel päris kindlad konkreetsed koeratoidu kogused, et nad ei läheks ülekaaluliseks. Ja muidugi liikumine. Ta on selles mõttes jälle hästi tänuväärt tõug. Ta saab läbi lastega, ta saab läbi vanainimestega.
ta tõesti ta sobib nii-öelda ka vanainimesele korterisse seltsiliseks, et kui ta ei saa nii palju liikumist, siis ongi lihtsalt olulisem see, et ei oleks mingisugust ületoitmist nii-öelda. Et väga kindla koguse. Et ikkagi kindlad kogused ja kindel söök on selle jaoks. Sa tegid Facebookis mopside gruppi ja praeguseks seal on juba kusagil 500 koera omanikku. Umbes nii. Et miks sa selle gruppi tegid? Tõsi on see, et ma ei ole ilmselt Facebookis väga osav, sest ma üritasin leida mõnda mopsi gruppi ja ma ei leidnud mitte ühtegi. Ja siis ma mõtlesin, et aga mis siis ikka, ma teen siis ise. Ja peale seda, kui ma olin enda mopsi gruppi ära teinud, siis ma alles leidsin ka teisi mopsi gruppe. Ja mingi hetk nimetasin enda mopsi grupi ümber Lõuna-Eesti mopsideks, et kes tahab mopsidest rohkem teada, sul ei pea üldse mopsi olema, tule julgelt sinna gruppi Lõuna-Eesti mopsid Facebookis ja teeme ka nii-öelda kokkusaamisi ja kus nad saavad siis mängida ja mürada omavahel ja kus saavad ka teised inimesed nendega tutvuda nii-öelda, kellel mopsi. Kui on ka huvi endale mops võtta, et siis vist tasub ka liikuda. Ja kui palju võiks maksta üks mopsi kutsikas? Ma arvaks, et see keskmine hind jääb sinna 800 € juurde, kui sa tahad paberitega koera. Ja see paberitega koer ei tähenda üldse mitte seda, et sa hakkad näitustel käima ja siis sul on paberit vaja. Et umbes, et ma näitusele ei lähe, et ma otsin kuskilt selle koera 200 €. See ei ole mõistlik. Sellepärast, et nagu me juba rääkisime nendest tervisehädadest, siis reaalsus on hetkel see, et see tõuk on üle aretatud. Mis tähendab, et tänu sellele, milline ta näeb välja, on tal tervisehädad. Ehk siis sama need lühikesed jalad, lühikene nina ja nii edasi. Kui võtta nüüd koer, kelle päritolu sa ei tea, mis tähendab, et võib-olla ta on ristetud mingi täiesti suvalise koeraga, siis seda enam ei tea, mis tervisehädad neil võivad olla. Et kui ma võtan paberitega mopsi, ma tean, et tema ema-isa on mõlemad mopsid, kes on aretatud nii-öelda kõige parimatest variantidest. Aga kui palju sul on reaalselt olnud Liisaga arsti juures käia? Ühtegi korda? Tui. Aga oma tuttavad, keda sa tead, et kas nad üldiselt on siis ikkagi terved või saab nimisi öelda? No tänu mopsi grupile ma tean päris palju mopsi. Eks neil ikka ole nagu hädasid, et näiteks silmalaugudega võib olla, et nad jäävad nagu lükkavad seda silma kinni, mis tähendab, et nad vajavad silmalau operatsiooni. Seda ma olen kuulnud. Praegu ei tule rohkem midagi ette, aga ma arvan, see on tegelikult iga tõuga nii, et neil kõigil on oma need tüüpvead, mis siis võivad vajada ravi. Võib olla selline koer, kelle... Et ma ütlen, ei ole kordagi pidanud käima temaga mingi mure pärast arstil. Et ma käin taga küll arstilist, et ta saab vaktsiine, ta saab ussirohtu, nagu iga koer peaks saama. Aga tal ei ole nagu tervisehädasid olnud. 6 aasta jooksul on ta olnud ühe korra haige. Tal oli ennel köha, mis on täiesti tüüpiline selline koerte nakkushaigus, mis siis kestis paar päeva, aga läks nagu ise väga kenasti õnneks tagasi, et Liisa ei põdenud seda raskelt. Et ma tunnen, et mul on taga väga vedanud, sest et ta on väga tark, ta saab aru, mida temalt tahetakse. Ja samas on ta nagu hästi terve olnud senimaani. Ja lapsi ta hoiab vist ka või? Sa räägid, et ta kohtleb sinu lapsi kui oma lapsi või et hoiab? Jah, ta ikka päris korralikult kaitseb ja valvab ja aitab neid, et tõesti hoiab nagu kõiki pereliikmeid. Aga väga toredad tegelased olete, Donna ja Liisa. Aitäh sulle, Kadri! Jah, aitäh sulle, Triin, ja aitäh meie mopsikutele siin videos olemas. Kõike head, kohtumiseni!